Tere, mina olen Mikk King of Spacest ja selles videos ma räägin seda, kuidas sa saad drastiliselt oma lennureisi mugavamaks muuta. Ma olen ise astumas paari tunni pärast lennukile ja mõtlesin, et see on suurepärane hetk jagada sinuga neid taktikaid, mida ma ise kasutan selleks, et lennukist väljudes olla värskem ja energilisem kui siis, kui ma sinna sisse läksin. Loomulikult eriti oluline on see siis, kui sa lähed ärireisile, kus kohe lennukist maha tulles pead sa olema suuteline fokusseerida, sul ei tohi olla ühtegi segajat, sa pead olema värske ja puhanud. Paraku aga enamuses me tuleme lennukist välja seedeprobleemidega, paistes jalgadega ja väsinuna. Kui sa lendad ärireisil ja sa pead kohe hakkama inimestega kohtuma, siis on selge, et see ei ole optimaalne seisund. Esiteks, kui sa lendad väga tihti, siis sa pead olema teadlik sellisest kontseptsioonist nagu kosmiline radiatsioon. Mida kõrgemal sa lendad, mida kauem sa õhus oled, seda rohkem sa saad kosmilist radiatsiooni. Ja see on muuseas ka see põhjus, miks vähemalt Ameerikas nii lendurid kui stewardessid, neid peetakse radiatsioonitöötajateks, sest nad saavad rohkem radiatsiooni näiteks kui tuumaelektrijaama töötajad. Ma toon näite, et üks 6-tunnine lennureis annab sulle sama palju kiiritust kui röntgenpilt sinu ülakehast. Ja kui sa neid röntgenpilte pead tegema iga nädal, siis on põhjust teatavaks mureks. Selgelt ühe lennureisiga ei juhtu midagi, aga nagu ma ütlesin, kui sa oled väga sagedasti lendamas, siis see on üks põhjuseid, miks sa peaksid vähemalt enne igat lennureisi sööma antioksüdante. Kui sa võtad King of Spacesi, siis sa oled juba suure töö ära teinud, sellepärast et King of Spacesis on sees palju väga tugevaid antioksüdante. Kui sa King of Spacesi veel ei võta, siis võta kas või peotäis kočimarju. Antioksüdandid aitavad seda kosmilise radiatsiooni halba mõju sinu tervisele natukene leevendada. Teiseks, üks kohutavamaid tundeid lennukis on selline paisunud või pundunud tunne su kõhus. Peaasjalikult põhjustavad seda gaasid, mis tulenevad kiudainetest. Meie ise kiudaineid ei suuda seedida, küll seda suudavad teha ka osad need bakterid, kes siis eritavad gaase. Kui maa peal ei oleks sellest nii palju probleemi, siis lennuki kabiinis on rõhk madalam ja see võimaldab gaasidel paisuda kuni isegi 30% ja see on päris märgatav vahe ja võib põhjustada sulle päris suuri vaevusi. Loomulikult tasub vältida ka karboniseeritud jookide nagu šampus või siis karastusjoogid, sellist asjade joomist. Vesi, joo vett. Kolmandaks asi, mis mulle endale väga suurt probleemi tavaliselt valmistab, on dehüdratsioon. Ehk et sul on organismis liiga vähe vett. Tavaliselt on lennuki kabiinis õhuniiskus umbes 20%, aga see võib ka sealt allapoole kukkuda. Me muidu oleme ka harjunud umbes 50% õhuniiskusega. Ja see madal õhuniiskus tähendab seda, et meie kurk muutub kähedaks, nina läheb seest kuivaks ja silmad lähevad kuivaks. Nüüd see viimane on mulle kui kontaktlähedasele kandjale eriti hull. Seepärast tulebki palju juua ja just vett juua, mida ma soovitasingi eelmises punktis. Joo vähemalt 200-300 milliliitrit vett igas tunnis. Jah, see suure tõenäosusega ajab sind kasutama tualetti ja see ei ole liiga mugav asi, mida teha. Aga see on siiski oluliselt mugavam, kui avastada, et sul on kontaktlähedased silmas kinni. Ma tean seda omast kogemusest. Ja viimasena, seda teavad vist absoluutselt kõik, kes on lennanud kuskile kaugele puhkama. Peale 10-11 tunnist lennureisi ei taha kuidagi kingad uuesti jalga tagasi minna, su jalad on pundunud üles. Seda põhjustab häiritud verevarustus sinu jalgades. Väga lihtsad nipid, tõused üles, liigud lennukis ringi. Teistele võib see ebamugavust valmistada, aga ole natuke isekas sellel hetkel. Samamoodi kui sa istud, katsu võimalikult palju niheleda toolis, katsu teha jalalabadega erinevaid harjutusi, kõik selleks, et sa saaksid oma verevarustuse normaalselt tööle. See aitab väga efektiivselt pundunud jalgade vastu, nii et kui sul on vaja kingad uuesti jalga panna, siis sa ei ägise seal, vaid sa suudad seda elegantselt teha. Nagu sa nägid, siis lihtsad asjad, peamine on neid mitte ära unustada ja ma luban sulle, et kui sa kasutad neid oma järgmise lennureisi ajal, oled sa üllatunud, kuivõrd värske ja energilisena sa lennukist välja tuled. Ma loodan, et sellest videost oli sulle abi, kui jah, palun jaga seda ka oma sõpradega. Näeme varsti!